tutvustust kõigile toredatele inimestele, kes on selle ähm, nupule vajutanud ja avanud ja jõudnud siia ruumi. Ja meil on täna selline väga tore teema. Me räägime põletikest ja me räägime keha igapäevasest heast enesetundest. Mina olen Pille Mutli, olen kiire elumuutuse teejuht ja selline energeetiline tervendaja ja minuga on siis täna Kaia Kardma, kes siis endast ise räägib. Tere kõigile, kes kuulavad või praegu ja kes kuulavad järgi. Mul on nii hea meel, et sa oled siia jõudnud, sellepärast et me räägime täna ühest nii olulisest teemast, millest tegelikult tahaks lausa ruuporiga kuskilt suure katuse, kõrge maja katuse pealt tänavale karjuda, aga ilmselt peetakse siis hullumeelseks. Nii et me püüame kuidagi natukene rahulikumalt seda võtta, aga noh, kes teab, mis tulevik toob. Mina olen ilu- ja terviseteekonnal nii isiklikul kui oma klientide toetamisel olnud tegelikult üle 17 aasta. Käinud läbi isiklikke põrguid ja klientide taevalikke tulemusi ja jõuan järjest põnevamate teemadeni. Ja üks nendest olulisematest kindlasti on see alaäge põletik, mida keegi tegelikult oma kehas ei tunne, aga ometi on ta sageli seal. Ja võib-olla, et on oluline teada ka, kuidas me Kaiaga kokku saime. Nimelt me oleme väga ammused tuttavad, me õppisime kunagi koos ühel kursusel, õigemini päris mitmel kursusel. Aga Kaia oli kogu aeg minu konkurent, sellepärast et mina koolitasin naisi koduse näohoolduse vallas, aga no Kaia on ju salongi kosmeetik, eks tema kasutab uduuhkeid sarjasid ja siis mina mõtlesin, et mina olen niisugune kõnn, et ma üldse ei trügi sinna. Ja siis, kui me hakkasime tegelema sellise toreda teemaga nagu holistiline näohooldus, siis ühel päeval vaatan mina, et Kaia Kardma nime juurde on tulnud holistiline iluterapeut. Ja siis ma mõtlesin, et no näed, jälle konkurent, et napsas selle ilusa sõna ära enne mind. Mul oli see mõte, aga ma ei jõudnud. Ja noh, siis kui sa teed järgi, siis see on nagu järgi tehtud, siis see pole enam see. Ja kuna meil olid siis ka toidulisandid ja olid oomega-3 ja vitamiinid ja kõik muud asjad, siis ühel hetkel ilmusid Kaiale ka siis vitamiinid ja kalaõlid ja siis ma mõtlesin, et no näed, nüüd on nagu 3 kohta, kus me oleme konkurendid. Aga siis eelmise aasta sügisel me sattusime koos ühte mastermindi ja ei ole juhuseid. Ma esimesel kokkusaamisel koti järgi valisin endale koha ja ma sattusin Kaia kõrvale. Ja siis ma vaatasin talle otsa ja ütlesin, et mul tegelikult oli siia tulles see mõte, et ma istun sinust võimalikult kaugele. Aga me pidime päev otsa mõtteid põrgatama ja siis me sattusime veel ühte minimastermindi, nii et me saame nüüd peaaegu iganädalaselt kokku ja põrgatame siis, mis meil pooleli on. Ja siis ühel hetkel Kaia ütles, et kuule, et mul on abi vaja. Ja tuli siis, õigemini siis, kuidas ma seda nüüd ilusti ütlen, palkas minu oma era-coach'iks, on ju, äri-coach'iks. Ja siis ma olin sunnitud hakkama vaatama, et mida ta siis teeb ja kuidas ta teeb ja kuidas siis need asjad, mida ta tahab korda saata, et kuidas neid asju siis paremini teha. Ja noh, esimesed sellised kitsaskohad on meil juba käes ja juba leitud lahendused ja tegelikult asjad liiguvad nagu hullumeelse kiirusega. Ja see kõik on sissejuhatus, on ju, ma pole teemani veel jõudnud, on ju, aga et sa saaksid aru, et see, mida me nüüd koos hakkame tegema, et see ei ole nagu selline kuskilt pliiatsist välja imetud mingisugune koostööprojekt, vaid meile mõlemale üsna üheaegselt jõudis ikkagi kohale see, et kui me paneme oma teadmised kokku, siis me võime luua väga suurt kasutegurit väga paljudele inimestele läbi selle, et me tõstame nende teadlikkust sellest, mis nende kehas toimub. Ja kuna mina tean nagu ühtesid asju ja Kaia teab teisi asju, siis ma natukene räägin veel edasi seda oma lugu ja siis Kaia saab oma lugu jagada ja siis vaatame, miks me kokku saime, eks ju. Aga ma olen olnud peaaegu 25 aastat soovitusturunduses ja mul on seal väga hästi läinud. Ma olen käinud maailmas väga paljudel lavadel, mulle on see väga meeldinud, mitte lavadel käimine, aga see soovitamine, jah. Ja ma olen siiamaani tegelenud siis väga palju kosmeetikatoodetega aga ka siis toidulisanditega.
ja kui mul seljaga probleemid olid aastal 2017, need hakkasid selliselt, et tegelikult need hakkasid aastal 1970, aga noh, hea küll, nad kulmineerusid aastal 2017 ja siis oli mul juba liikumisega ikkagi väga suuri raskusi ja tänu sellele, et ma sõin peoga oomega 3 kapsleid, ma ikkagi säilitasin oma keha funktsioneerimisvõime. Ja niimoodi ma siis panin peoga neid oomega 3 kapsleid, ma arvan, 1,5 või 2 aastat, kuni siis keset koroonat ma käisin opil ja peale seda enne seda ja peale seda ma siis hakkasin nii-öelda nagu tegelema ka selle energeetilise poolega, aga kuhu ma jõuda tahan, on see, et kui ma siis lõpuks arstide juurde läksin ja nad minu selgroost pildid tegid, siis nad küsisid, et aga vabandust, et kuidas te üldse liigute? Ma ütlesin, et valus on, jah. Ei no, et kuidas te üldse liigute? Ja siis ütlesid, aga kas te ette painutada saate ja ma panin käed vastu põrandat. Ja siis nad ütlesid, et see ei ole võimalik. Ma ütlesin, et on küll, kui peoga oomega 3 süüa on ju. Ehk et see oomega 3 oli see, mis tekitas seda puhvrit sinna vahele ja hoidis seda organismi mul selliselt, et ta hoidis seda tasakaalus ja kui ma siis opil ära käisin, siis ega ma siis enam ju peoga ei virutanud neid oomega 3-sid mõnda aega küll, et hoida põletiku taset all. aga ma olin täiesti siiralt veendunud, et see kogus, mida mina igapäevaselt tarvitan, et see on piisav. Ja ma olen oomegat tänaseks söönud umbes täpselt 15 aastat. Igapäevaselt, no peaaegu igapäevaselt. Ja kui siis Kaia ütles, et kuule, et kuidas sul tervisega olukord on, ma ütlesin, et oi, mul on nagu kõik hästi, et mul vereanalüüsid, ma olen isegi oma aneemiast jagu saanud ja et mul on nagu kõik asjad väga hästi, et kõik on rohelises, vitamiinid on rohelises ja kõik asjad on rohelises ja siis ta ütles, et aga et kas sa oomega tasakaalu oma kehas oled mõõtnud? Ma ütlesin, et ei ole, et aga et mul on kõik proovid hästi. Ja siis ta tegi mulle selle testi. Jah, ja nüüd ma annan Kaia sõna sulle. Ma sain šoki sellest testist nagu päriselt, et ma pärast näitan sulle ka seda testi. Aga, aga Kaia on teinud neid teste nüüd väga-väga palju ja mis see sinu arusaamine nüüd nendest põletikest siis on? tegelikult ma tulen võib-olla isegi pikema sissejuhatusega, ma vaatan, sulle nagu nii meeldib rääkida, mulle ka, et ma näitan oma seda osavust, kõneosavust ka siin natukene. mina olen nagu see seisupiletiga siin või istumispiletiga. Et tegelikult see testimise pool on üks ääretult uudishimu toitev aspekt, mida mina näen toidulisandite maailmas. Et noh, näiteks kui me räägime oomega 3 toidulisanditest üleüldse, siis üle maailma tegelikult on üle 500 miljoni inimese, kes igapäevaselt tarvitavad oomega 3 lisandeid. See on üüratu hulk inimesi, kes tegelikult usuvad sellesse, et oma keha on vaja toetada. Nad teavad, et ilmselt toidust nad kõiki toitaineid nii-öelda kätte ei saa, sest miks me seda oomegat nii väga peame nagu lisaks võtma, on see, et me keha ei oska seda ainet teha. Sa võid seista pea peal, mediteerida, panna kokku paika kõik oma uskumused, teadmised, tarkused, sättida oma toidulauda, noh, igatepidi, aga noh, konkreetselt seda ainet su kehas sünteesida ei oska, tal puuduvad need valemid, need oskused, need vahendid. Mis teeb ta nagu kriitiliseks. On veel selliseid toiduaineid iseenesest, mida keha peab kindlasti toiduga saama. Aga miks see oomega nii oluline siin selle juures on see, et ta on seotud meie rakkude ehitusega. Ja rakkude ehitus tähendab seda, et ta on seotud absoluutselt pealaest jalad allani, varba otsast kuni, ma ei tea, silmapõhjani välja, absoluutselt kogu sinu kehaga. Ja seda testimise võimalust tegelikult ei ole enamusel, kes nagu nii-öelda üldse mingit toidulisandit kasutavad, tegelikult nad ei ole sellest väga isegi kuulnud mitte. Et on võimalus kontrollida, et kas mu keha üldse, kuidas öelda, täpselt selles täiesti täiuslikuna, nagu sa praegusel hetkel oled, et kas sinu keha jaoks see toitainete kogus, mida sa siis sööd või võtad, kas see on piisav või ei ole.
sõltumata sellest, mis kehakaalus sa oled, mis elustiili sa elad, kas sa oled rohkem arvutis istud või sa oled päeva läbi jalgade peal, on ju. Kas sa oled verinoor, nagu, kes meil teevad need noored neid kasvuspurte on ju niimoodi, et neil on kõhu peal venitusarmid on ju. või meil on mingisugused noh, imikute teema, et noh, täna hommikul näiteks mul oli väga sügav vestlus ühe beebiootel naisega, kes jõudis minu juurde nahamurega. aga tegelikult on beebiootel 3. kuud ja tema testi tulemus, ma võin seda pärast mainida, mis see oli päris kurb. ja me olime ülitänulikud, nagu päriselt tänulikud. et me seda nägime täna, sellepärast et tal on 2/3 rasedust veel ees. sest küsimus ei ole enam tema seisus, vaid tegelikult selles, mis inimene tema sees kasvab üldse. et noh, vot need lood inimestest, kes saavad teada, mis nendega tegelikult on nagu nende valikute sees nagu olnud, et kas need valikud töötavad või ei tööta. Need lood on võib-olla need, mis mind tegelikult täna motiveerivad. ma olen neid lugusid kuulanud, näinud, nendes osalenud tänaseks üle 2,5 aasta, teinud sadu analüüse inimeste toitumise seisukohast, et kas nende praegune toitumine või toidulisand töötab. ja sõna otseses mõttes ma sain 2 nädalat tagasi esimese analüüsi vastuse, mis oli korras. 2 nädalat tagasi. 2,5 aastat olen seda tööd teinud. Ehk siis see nüüd on ka see koht, miks ma tegelikult enne seda juba natukene olin ma palunud Pillelt uudishimulik olla iseenda suhtes, panna nagu no selles mõttes, et Pille nagu vitaalsus, emotsionaalne selline värskus, füüsiline värskus, ma arvan, et me kõik peame olema nagu 100%, noh, saame olla nagu ühel meelel, et tema nagu selline füüsiline, vaimne, kõik selline, see, mis ta nagu on. see on nii värske, et seal ei saa ju ometi midagi viga olla, eks ju. Eks ju, noh, nagu, aga vaata see alaäge põletik ongi selle koha pealt salakaval. kuna tegemist on keha rakutasandi seisundiga, siis see ei valuta, sellepärast et rakkudel puudub võime valutada. valutavad meil organid, kehapiirkonnad on ju, ja nii edasi, aga nad hakkavad valutama alles sellel hetkel, kus alaäge põletik on nii tugev, et ta nagu, noh, ta kiirgab nii võimsalt kogu selle süsteemi paigast ära. ja kui minna vaatama nüüd, noh, pane kasvõi sisse ChatGPT-sse või panna siis, vanasti sai guugeldada soovitada, aga nüüd peab ütlema, et pane chati sisse, et mida tähendab low grade inflammation või alaäge põletik, madalatasemeline põletik, näiteks mõne sellise sümptomiga, mis sul enda kehas on. olgu see siis väsimus, meeleolu teemad, mingisugune kõikvõimalikud erinevad haigused, elustiilihaigused eriti, mis meil on siin diabeedid, vererõhu teemad, kolesterooli teemad, kõik, mis sa võid nagu ette kujutada, mis erinevatel inimestel võivad olla, et sa võid täitsa mõelda, mis sul tutvusringkonnas on või endal on, et võid panna nagu nii-öelda ja uurida selle kohta, et kui suur on tõenäosus, et see võib olla seotud alaägeda põletikuga. ja ma arvan, et sa leiad, et seal on päris palju igasuguseid põnevaid uurimusi taga, mis seda näitavad. et see on võib-olla see taustakoht, et ma kutsun inimesi lihtsalt uudishimule ja ma näen, et see uudishimulikkus ja sealt järgnevad sammud on need, mis toovad hästi suuri muutusi. muutusi, mida ei osata arvata ja need seisundid, mida inimesed peavad tavaliseks, alates väsimusest kuni meeleolu teemadeni välja, kuni erinevatele nahaprobleemideni, mida peetakse tavaliseks. et tegelikult need ei ole sugugi normaalsed või vastupidi, neid peetakse normaalseks, aga need ei ole sugugi tavalised. et neid asju on võimalik nagu mõjutada läbi selliste väga teadlike, lihtsate toitumishäkkidega. või siis, kui toitumisega tundub, et iga päev rasvast kala süüa on nagu natukene liig või selle kala kvaliteet on kaheldav sinu jaoks, siis nagu tegelikult kontrollitud toidulisand on selle koha pealt nagu lihtsalt täna nagu teadlik valik. ja kui ma nüüd praegu tagasi mõtlen, siis minu puhul oli nagu täiesti normaalne see, et sügisväsimus läks sujuvalt üle talveunuks, mis läks sujuvalt üle kevadväsimuseks. ja ma olin siis selline, ma ei tea, ma pakun 40 on ju. ma olin kogu aeg väsinud ja ma ärkasin ellu alles ainult suvel, ma seostasin seda, et nüüd on päike, on ju, nüüd mul on hea mõnus olla. ja ma arvasin, et noh, et kui sul on kari lapsi ja suur talu ja et siis see on nagu normaalne. ja muideks, kui ma hakkasin siis omegat sööma ja neid vitamiine juurde võtma igapäevaselt, siis ma arvan, et ma hakkasin seda tegema oktoobris ja veebruaris, märtsis ma mõtlesin, et huvitav, et mul ei olegi kevadväsimust. ja siis ma sain aru tegelikult, et mu keha oli totaalses puudujäägis, nii et see oomega, mis ma siis võtsin, tasapisi ikkagi täitis
ja noh, nüüd lihtsalt vanuse lisandudes ja võib-olla, et ka see, et eelmisel aastal stressitase oli nagu ülikõrge ja me tegime selle testi ju jumal detsembri lõpus või? Mhm. Eks, et ta arvestab seda viimast 4 kuud, et need olid mul elus ikka ülirasked, et vot sellel hetkel mul kehas seda tuge ikkagi ei olnud. ja noh, ma praegu olen siis ära joonud, ütleme siis nagu peaaegu terve pudeli, et ega ma ei saa aru, et mul nüüd midagi totaalselt selles mõttes muutunud on ju. Aga ma olen teadlik inimene, ma olen kogu aeg kasutanud, et lihtsalt nüüd ma kasutan veel teadlikumalt ja ausalt öeldes tegin juba toitumises ka mingisugused sellised muudatused. et ennem on ju lihtne mitte teha, kui sa ei tea. Ja kui sa siis numbritele otsa vaatad, siis tekib selline tunne, et oota, et mis asja. Nii et kas sul on minu test või ma võtan ise oma testi? Ma tegelikult võtsin selle ise lahti, ma olin juba, Okei. et meil oleks vähem sabistamist, ma tegelikult Just. võtsin selle lahti ja kui oled uudishimulik ja noh, teiste asjades uurida on ju kõige parem minu meelest. et eriti kui inimesi lahatakse nagu nii-öelda avalikult, et siis me Pillega mõtlesime, et kuna see tema enda jaoks oli tegelikult ikkagi, ma ei taha öelda šokk, on ju, aga ikkagi nagu noh, ja ei no vaata, selles mõttes, eks ma sinna numbrite juurde kommenteerin ka, mis minu jaoks oli nagu noh, iseenesest võib-olla normaalne number ja mis võib-olla mitte, eks ju. ja noh, analüüs iseenesest on tegelikult nagu tegemise mõttes on see üks imelihtne analüüs tegelikult. See on selline kodus tehtav analüüs, väike testikene. Kõik, mis testi tegemise jaoks on vajalik, on siin nii-öelda pakendis sees olemas. See on näpuotsa vereanalüüs ehk siis näpuotsas 2 tilka verd ja Norras siis Vitase Analytics, mis on maailma juhtiv kuivveretestide, seda tüüpi analüüside nagu labor, analüüsib seda siis ja vastused tulevad umbes mingisuguse 2-3 nädalaga tavaliselt. Pille vastused näitavad seda, et tegelikult ütleme, kui me analüüsi nagu tulemusi nii-öelda suure pildiga vaadata, siis on see selline vikerkaare värvides süsteem. Vikerkaare värvides ehk siis punane, kollane, roheline. noh, nagu ikka, roheline võiks olla nagu see koht, kus on nagu süda rahul. Kollase puhul tahaks öelda, et see nüüd on hüüumärgiga koht, millega tuleks tegeleda. Ja punane on siis nagu see koht, mis on tegelikult kriitilise tähelepanuga. Et punase tulega üle tee ei lähe, on ju. Et mõistlik oleks ka mitte nagu oma eluteel nagu veereda selle punase tulega kuskil, et sul mingisugune selline embleem põleb. Mida analüüs vaatab? Ta vaatab tegelikult keha sees punaverelible rakkusid nii-öelda vere sees ja mõõdab seal sees olevad rasvasid. Need rasvad on seotud toitumisega ja kaardistatakse tegelikult raku tasandil ära 98% sinu rasvade tasakaalust. Ehk sisuliselt annab kogu nagu toitumise sellise profiili teatud toitainete tüüpide koha pealt. Kõige olulisemad on minu jaoks siin, tegelikult ma ei saagi öelda, mis on kõige olulised, tegelikult on need kõik näitajad olulised, ma selgitan sulle lähemalt. See omega 6 ja 3 tasakaal on see, mis näitab seda alaägedat põletikku. Ehk siis pille puhul on see siin nii-öelda üle 8 korra rohkem on tema kehast nagu selle testi tegemise hetkel seda nii-öelda põletikku, mida seal ei peaks sugugi olema. Milles probleem on? Omega 6 ja omega 3 mõlemad on tegelikult nagu olulised ja asjakohased ained keha sees, aga see omega 6 on üldiselt meil toidulaual hästi palju. Ja küsimus on proportsioonis, ehk siis kui üks on justkui tulekahju süütaja, nii-öelda ägestab midagi ja omega 3 on selle tulekahju kustutaja, siis kui sul iga päev või iga nädal nii-öelda süüdatakse kogu aeg muudkui keha sees uusi tulekahjusid, siis lõppkokkuvõttes see on see, mis seda põletikku nii-öelda toidab. Et see on näitaja, mis peaks meil olema nii, nagu meie keha välja arenes, üks-ühele. Et pille puhul see saab korda, võib niimoodi öelda. ja saab korda ja kui ma sain kui ma ise neid testi tulemusi ootasin, siis ma mõtlesin, et ma teadsin, et see mul korras ei ole. Ja mina ei ole seda üks-ühele tegelikult kunagi sihtinud, mina olen nagu arvestanud sellise 1-2, 1-3-ga on ju, aga noh. Ja siis ma arvasin, et okei, et no poole rohkem on 1-6-le, 1-7-le.
ja siis, kui Kaia ütles, et see on 1,8, siis ma mõtlesin, et noh, ma ei pannudki väga mööda, et tegelikult see number ei ole väga hull, kui ma tean, et Eesti keskmine on mingisugune 1,20 on ju või 1,15. ma mõtlesin, et tegelikult olen ma ju päris heas kohas, et mõtle, kui ma ei oleks üldse kasutanud, siis ma oleks palju hullemas kohas. aga kui ma neid jooniseid nägin vot, ma võtsin selle ja, lahti praegu. ja kui ma neid jooniseid nägin, siis mul nagu läks ikka nagu tuju, ma ütleks ikkagi päris ära. ma jäin ikka väga-väga mõttesse nende numbrite järel, arvestades seda, et ma olen teadlik, et ma tarbin, aga ma ei ole seda kunagi kontrollinud. Täpselt nii ongi. Ja Pille puhul siin praegu nagu lihtsalt küsimus ongi selles, et tal lihtsalt seda oomega 3 on kehas liiga vähe, mida me avastasime tegelikult. Ma näitan pärastpoole seda nagu poolt ka nagu, miks see nagu nii, kus see koht nagu nii oluline on. Mis siin veel oluline oli, et tegelikult see on seotud kogu immuunsüsteemi tasakaalu toimimisega. See on seotud sellise indeksiga nagu, mida mõõdetakse nagu oomega 3 indeks. See on teadusuuringutes ja tänapäeva sellist, ütleme, pikaealisuse, longevity, tervena elamise nagu perspektiivis seda vaadatakse nagu sellise näitajana ja see peaks olema optimaalne üle 8%. See, kes tahab pensioni veeta ilma, mis need rohud nüüd, ega statiinid ja muud igasugused põnevad metformiinid ja udupeened, diabeedi ja vererõhu ja kõik muud sellised ravimite foon. Mitte see ei tähenda seda, et kui sul see üle 8% on, et sa mitte kunagi nende peale ei satu, sest noh, muid faktorid on ju elustiili mõttes ka. Aga kui sa oled terviseteadlik, siis see võib olla nagu sinu selle keti, nii-öelda terviseketi või nii-öelda nagu, mida sa kõik need mummud, mida sa endale ritta sead, et sul oleks nagu hästi hea olla, see võib lihtsalt olla kõige nõrgem lüli. Ja kui me mõtleme selle raskuse peale, mida meil füüsiline keha justkui taluma peab nagu iga päev konkreetselt, siis see nõrgim lüli määrab ära selle, kui terve või haige sa tegelikult oled. Et me peame selle nõrgima lüliga nagu tegelema. Mis on põnev vaimse jõu teema, mis on naiste puhul, eriti vanemaealiste naiste puhul, see ei olnud vihje, Pille, aga naiste puhul on ju vanuse koha pealt tegelikult, millest tuleb rääkida, Alzheimerist tuleb naiste puhul rääkida, mida seostatakse täna teadusuuringutega sellesama oomega 3-ga. Et mille tasakaal on, kui selle tasakaal on kehast paigast ära, siis on oluliselt suurem tõenäosus Alzheimeriks. Mida see tähendab? See tähendab seda, et vanemaealisena sa ei tule ise enam toime endaga. Sul lihtsalt puudub võimekus saada tajuda reaalsust normaalsena ja lihtsalt toimida. See on seotud laste, noorte õppimisega, keskendumisega, meeleoluga, ehk siis teatud oomega 3 rasvhapped on seotud aju, silmade ja meestel ka sperma kvaliteediga. Pille puhul üks suurimaid punaseid siin minu meelest, kuigi ta ripub siin nagu selle punase ja kollase vahel on ja selle alaägeda põletikufooni koha pealt. See rakumembraani voolavus näitab tegelikult seda, et kuidas sinu keha saab toidust ja toidulisanditest toitaineid kätte. Ehk siis see nüüd on see koht, et kui Pille ütles, et tal on analüüsi tulemused tavaliselt kõik rohelised ja korras ja normis ja vitamiinid kõik on olemas ja ei ole nagu mingeid puudujääke või ülejääke või midagi, et noh, kõik on normaalne, siis verepildis võibki olla. Nad ujuvad seal ilusti ringi nagu väiksed laevakesed on ju kõik need toitained, aga see nagu nii-öelda need sadamauksed või väravad või kuidas iganes neid nimetada on ju, need ei tule lahti. Ja keha neid aineid kasutada ei saa nii efektiivselt, kui peaks. Mida see tähendab, kui su keha ei saa toitaineid efektiivselt kasutada? Selle kohta mul on üks imehea näide sulle, et enamus inimesi käivad igapäevaselt ju tööl on ju. Või noh, teevad mingisuguseid ettevõtlikke asju või ükskõik mida nad teevad, nad saavad selle eest mingisuguse arvestusliku raha. Ja oletame, et sina peaksid saama oma kuu aja töö eest näiteks 1000 eurot. No, niru on natukene, aga me võime 10 000 ka sinna panna, aga noh, 1000 mõttes on nagu lihtsam arvutada. Et sa teed kuu aega tööd ja sa peaksid saama 1000 eurot, aga palgapäeval makstakse sulle ainult välja 300. Ja öeldakse, et no nii on, saa hakkama. Ja sul on järgmised kuu aega vaja sellega hakkama saada. Sa pead maksma lasteaiaarved, rendi ja üüriarved, autoliising, ostma kütuse, ostma söögi, kõik asjad ja sul on 300 eurot. Selle asemel, et 1000 oleks. Vaata, seda tähendab see rakumembraani voolavus, et kui sul on toitained
justkui, mida sa ootad, keha ootab, et seda kasutada energia jaoks, uue nii-öelda uute keha uuendamise jaoks sõna otseses mõttes. ja kui neid ei ole, siis see tähendabki seda, et on väsimus, on jõuetus, tulevad haigused, keha ei tööta nii optimaalselt. ehk mis et Pille see puhul on tähendab, hästi, ja. ja ma tahtsin siia juurde öelda lihtsalt seda, et see tähendab seda, et need toitained ei pääse rakku sisse. Mhm. See rakumembraan on nii palju jäik, et ta ei lase toitaineid sisse ja jääkaineid välja. ehk et üks asi on see, et rakud on näljas, aga teine asi on ka see, et rakud on mustad, Just. sest jääkained välja ei saa. Raku sisene ainevahetus ei tööta. Ja kui sa nüüd mõtled, eks ju, millise tähtsusega see on, et sul oleksid terved tugevad rakud, sellepärast et need rakud ju poolduvad kõiki erineva aja tagant. ehk et nad duubelduvad, mis tähendab seda, et nad annavad kõik selle jama edasi järgmistele. ääretult olulise tõid välja, Pille, aitäh sulle. et see on nagu, see on nagu see vundamendi koht. kõik sinu muud pingutused, mida sa oma elustiili nagu paremaks nagu tegemiseks ja enda tervise hoidmiseks teed, need kõik baseeruvad nagu selle raku tervise peale tegelikult. mis Pille puhul oli väga super, on tegelikult, mis näitab ka tema nii-öelda, ütleme siis nagu seda tervisliku valikute nagu võib-olla teadlikkuse poolt on tegelikult see, et arahidoonhape on oma olemuselt üks oomega-6-st, üks enim uurituid ja see on loomse ehk liha, muna, piimatoodete, juustud on ju sellised asjad, erinevad lihad, kalad, munad või need kanad, linnud, mitte ainult punane liha siis ei sisalda seda, vahest mõeldakse, et liha, ütlen, et siis see on punane liha, on ju. et ei, et kõik erinevad loomsed nii-öelda tooted ja selle koha pealt on Pille toidulaual täiesti piisavalt ja hästi seda, arvestades, et keha nagu valguvajadus on ääretult suur naistel, nagu nii-öelda eriti kõigil on valguvajadus tegelikult normaalselt suur. ehk siis siin on nagu hästi ka, ei ole niimoodi, et see analüüs näitab nüüd kõigile, kõik on nagu nüüd tulipunane, ei. et ikkagi ta peegeldab seda, millised on sinu toitumisharjumused viimase 4 kuu jooksul olnud. miks 4 kuu jooksul? on see, et tegelikult veri uueneb 4 kuuga, 120 päevaga umbes, ehk siis kogu aeg on sul võimalus nagu muuta seda pilti, mis sul on. nii kui see pilt, mis sul on, muutuma hakkab, siis reaalselt hakkavad kehas ka muutused toimuma. aga kui on nagu olnud keha näiteks selles alaägedas põletikus 10 aastat, 20 aastat, 30 aastat, 50 aastat, siis lihtsalt tuleb aega anda. et see ei käi päris niimoodi nipsust, et teen siis nüüd 4 kuud ära, et noh, näita mulle nüüd, mida see, noh, mis võib nagu muutuda. et tegelikult tuleb anda aega ka. et iga uue selle raku pooldumise ringiga, nii nagu Pille ütles, kirjeldas nii ilusti seda, iga sellega tulevad need rakud nagu tervemad ja tugevamad ja paremad. ja organsüsteemid uuenevad erineva kiirusega. just, ja sellepärast see ongi oluline, et see ei ole nagu selline lühiajaline projekt, vaid noh, mina olen võtnud, eks ju, toidulisandeid praegu 15 aastat ja ma olen arvestanud, et ma võtan neid praktiliselt ikkagi elu lõpuni, sellepärast et ega mul on valida, kas ma ennetan või ma siis käin apteegi vahet ja ostan mingisuguseid muid medikamente ja siis või noh, tegelen küll oma keha ja kõigega ja ennetan siin ka nii-öelda nagu mentaalsel tasandil igasuguseid asju. aga need oomega rasvhapped on sellised, Kaia ütles, et keha neid ise ei tooda, ehk sa ei saa neid juurde tinistada. et noh, sa pead neid asju toiduga saama aga noh, toiduga me paraku ei saa, no ma ei saa koos toidu ja toidulisanditega ka numbreid normi, no millest me räägime, eks. ja see on päris kurb tegelikult, et enne jume ütlesin. kurb. ja, et tegelikult valdav enamus, kes täna ikkagi ka oomega lisandeid tarvitavad, nad teevad seda huupi. et ei ole õrna aimugi, kas töötab või ei tööta, aga lihtsalt loodad, et töötab ja loodad, et see kõige üks odavamaid, mida võtad, et on nagu töötab ja, või siis ostad kõige kallima ja loodad, et töötab. aga ma olen ka nendes kallimates näinud väga suurt pettumust, et nagu tulemuste koha pealt ja inimene on südamest solvunud, noh, või nagu solvunud või noh, hingepõhjani pettunud, et mis mõttes, et ma tegelikult valisin poeleti pealt või apteegi leti pealt nagu korraliku hinnaga asja, et ma ei osta mingit kõige odavamat, noh, nagu jama nii-öelda, on mõtteviis.
et ma ostsin korraliku asja ju korraliku hinnaga, aga tulemust korralikku ei tulnud. Mis on ääretult oluline, võib-olla mida ma tahaks nagu eraldi välja näidata, on see, et kui see 8 korda rohkem põletikku kehas, ütleme, kui see ei tundu tegelikult nagu väga hirmutav, võiks nii öelda, ja mäletan, kui me Pillega esimest korda sellest tulemusest nagu rääkisime, siis vaatasime ka korraks kiiruga peale, et 8-1, et noh, et on küll nagu paigast ära, aga noh, et ei ole nagu hullu. Noh, nagu, et noh, okei, et tegeleme sellega. Siis, kui me Pillega vaatasime seda analüüsi nagu detailselt ja me jõudsime selle juurde, kus tegelikult tuleb välja, et tal teatud toitaineid kehas on puudu üle 66%, siis see oli see koht, kus Pille nagu vaikseks jäi. Ja muidugi sa jääd vaikseks, kui sa oled kogu aeg kasutanud ja sa nagu eeldad, et sul asjad on korras, eks. Ja Eestis muidugi tehakse ka neid oomega 3 ja 6 teste, ma ei tea, mis see maksab seal Synlabis on ju. Aga no ikka ajab tegelikult, ei aja isegi mitte vihale, aga see teeb nagu kurvaks. Ehk et ma võin anda ju endast kõik, eks. Kui ma mõtlen seda, et 15 aasta jooksul ikka üksjagu raha olen ma ära söönud, et ma ei ole lihtsalt olnud teadlik sellest, et ma võiksin ja peaksin tarbima seda rohkem, sellepärast et ma ei ole seda kunagi mõõtnud. Täpselt nii ongi. Et kogu selle omega-3 ploki osa siin, kus on nagu puudujäägid sellised, siis tegelikult neid saab väga kenasti korda. Et mis mulle endale nagu, miks mulle see testi süsteem nagu tegelikult väga meeldib, et on see, et tegelikult on igalühel võimalik olla uudishimulik iseenda toitumise nagu sellise nagu peegelduse või sellele otsa vaatamise koha pealt täiesti riskivabalt, ehk siis tegelikult on olemas selline komplekt, kus tellides nagu nii-öelda selle testi ja kui see test on, tuleb tagasi korras vastusega niimoodi, et ta on normis, siis tegelikult on võimalik selle analüüsi raha tagasi küsida. Synlab sellist võimalust ei paku. Synlab ei paku sulle analüüsiga kaasa ka tegelikult eestikeelset, väga põhjalikku toitumissoovitustega nagu nii-öelda sellist kuidas nüüd nagu raportit või analüüsi vastust. Sa saad need referentsväärtused ja kui tahad, võid palgata omale selle laboriarsti tõlgenduse, eks ju, sellise pisikese jutukese. Et ma võin korraks näidata seda eestikeelset raportit ka, mis analüüsiga kaasa tuleb. See on, selgitab lahti, mida see nagu tähendab üleüldse, millised on siis nii-öelda sinu enda isiklikud tulemused, millised on need tulemustel põhinevad toitumisnõuanded, kuidas neid tulemused üldse arvutatud on, et need ei ole mingisugused põlve otsast leiutatud numbrid, vaid need tegelikult tuginevad kõik teadusuuringutele. Kuidas siis oma toitumist nii-öelda harjumusi muuta, lähtudes sellest, millised sinu tulemused olid, millised on üldse need erinevad rasvhapete allikad on ja mida sul on näiteks toiduanalüüsis olnud üle, mida sul on olnud puudu, et mida sa võiksid siis nagu vähemaks jätta, mida rohkem süüa. Et kõik on nagu lahti kirjutatud puhtas eesti keeles. Niimoodi, et mina oma klientidele olen täiesti soovitanud seda välja printida ja ma mäletan, kui ma ise esimest korda selle analüüsi tegin iseenda jaoks nagu nii-öelda ja oma pere jaoks, siis ma printisingi selle välja, ma lugesin seda põhimõtteliselt 3-4 korda minu meelest läbi, et üldse nagu aru saada, mida see tegelikult nagu keha jaoks tähendab. Ja kui ma sellest tegelikult aru sain, siis see oli minu jaoks ka nagu hästi suur selline pöördekoht, kus ma sain aru, et tegelikult peaksid absoluutselt kõik inimesed seda teadma. Et aga millegipärast meil sellistest toitumise asjadest väga ei räägita. Nendest testimise võimalustest ka väga ei räägita ja veel vähem räägitakse võimalust testida, olla uudishimulik raha tagasi garantiiga, kui sul on kõik korras. Ja kui mina siis Kaia jutu peale ütlesin, et okei, et ma teen, tähendab, no me tegime testi ju detsembris, eks. Ja kui ma siis sain toote kätte, siis ma sain küll aru, millest räägitakse, sellepärast et see on 1 kuu kogus ja see oli see kogus, mida ma enne võtsin. Õli on ühesugune, ühest tehasest tuleb, eks. Aga see vahe, seda ma võtsin 2 kapslikest ja seda ma võtan täna supilusikaga, on ju.
nii et see koguse vahe on oluline ja kui me vaatasime, et palju siin neid happeid sees on, siis siin on täpselt 8,5 korda vähem, mis oli minu tulemus, 8,5 korda vähem. Nii et see suhe ongi selline, et kõik oli õige, mis ma tegin, lihtsalt kogused olid valed. aga sa ei tea seda enne, kui sa ei kontrolli? Just. Ja sellepärast on, et kui me räägime kehast ja igapäevasest heaolust, siis kui su keha on pikka aega defitsiidis, ta ei suuda seda mitte millegagi korvata. Et me võime tõesti seista pea peal, kõndida käte peal, teha trenni, mediteerida, osata kõiki nippe ja trikke, aga kui me kehale ei anna neid aineid, mida ta ise sünteesida ei oska, siis me nullime ära selle, mida me igapäevaselt teeme. Ja mida see alapõletik tähendab, ega ta ju lõputult ei ole alapõletik. Lõpuks ta ikkagi muutub põletikuks ja neid põletikukoldeid meil kehas on nii ehk nii piisavalt palju. Ja kui me siis nendele esmastele kolletele tähelepanu ei pööra, siis lõppkokkuvõttes ongi meil kehas üks suur põletik, mis tähendab seda, et me vananeme kordades kiiremini, meie elukvaliteet kukub ja noh, siis me jooksemegi arstide vahet, sellepärast et ega arstid ju sinuga ka seda analüüsi ei tee. Ei. Ehk siis ega muud ei olegi, kutsume sind ka üles olema lihtsalt uudishimulik. Jah, vaata, mis su kehas toimub. Ja on sul küsimusi midagi? Jäid sa mõtlema? Kui sa vaatad seda seminari järgi ja sa tahaksid natukene põhjalikumalt uurida, et mis see testikomplekt siis on, et me paneme siia video alla pärast selle lingikese ka, sa saad sinna klikata, sa saad lähemalt uurida. Mis on selle testi analüüsi üks kindlasti suurimaid eeliseid on see, et sa ei jää selle testi tulemusega üksinda. Ehk siis, et kui sa siit video alt selle testi nii-öelda endale komplektina tellid, siis tegelikult Pille aitab selle sul lahti ka selgitada. Täiesti sinu enda heaolu konteksti, mida tegelikult siis ükski selline tavaline analüüs sulle seda nagu pilti, mida ilmselt Pille näeb, pakkuda ei oska. Ja kui ma midagi ei oska, siis ma küsin Kaia käest. Ja, täpselt nii. On just täpselt nii. Jah. Et selles mõttes see on jah ikkagi hästi oluline, et me teaksime, mis toimub, et sellepärast ma olen ikka öelnud ka inimestele, et mine käi, tee oma vereanalüüsid ära ja siis hakka mingeid neid toidulisandeid tarvitama ja siis mine vaata, et mis su vitamiinide tasemega juhtub, aga ma ei tulnud nagu selle pealegi, et nad on mul veres küll, aga nad rakku ei saa. Et noh, et mis nendest siis kasu on, kui nad seal veres ringlevad, eks, aga nad rakkudeni ei jõua. Et see on nagu ikkagi päris kurb mõte. Ja. Aga see põletiku teema on päris hull teema, sest see mõjutab absoluutselt kõiki rakke, kõiki organeid,